Nüüd on ühe kanali episoodi filmisime ära. Nüüd on teine kanal läheb käiku, et just käisime tegelikult Tootsi endistes briketti-vabrikus. Nüüd oleme Pärnus ja lähme grillfestile. Vaatame, mis värk on. Kuna Pärnu on mere ääres, siis ei ole päris 24 kraadi nagu mujal näitab, et pidi dressika selga panema. Grillfestist rääkides, siis mina ei ole käinud vist paarkümmend aastat sellel üritusel. Ilmselt see ei ole ka see sama üritusena, mis ta kunagi oli, aga no, lähme vaatame. Nii, kõnnin siin ja näed, vennaraas istub siin. Rannavees. Õhupall hoiab teda püsti ja... Te olete söönud juba või? Mida sõite? Läbi söönud. Kaldavel. Maksab 50 Eesti kaldavel. Kelluke? Või tarhunn? Kindlasti. Häli teha, ma sulle. Ütleme nii, et rahvast on. Ma räägin vaatajaga praegu, et rahvast on. Ma ei ole kunagi siin Pärnu Välikerus käinud. Nii imelikkusega ei ole. Minu jaoks täitsa uus kogemus ja uued asjad siin. Hindadest nii palju, et õlu 4 ja siidar 4. Et kokkulepitud hinnad ilmselt. Lihani me ei ole veel jõudnud, me ei tea, mis liha maksab. Näed, mingid seltsimehed seal teevad vee peal nalja. Kui me grillfestile tulime, siis peaks nagu šašlõkki sööma. Et need on Türi pritsuvennad, räägitakse, et nendel on hea liha. Sellepärast on ka järjekord siin pikk või pikem kui mujal. Edasi või? Keegi on liha vähe kärssama lastud kuskil, ma tunnen. No ikka juhtub. Sama mure. Ennem oli külm. No üleval oli külm. Nüüd on palav. Mingi vend tuli baari, küsis, et palun, paga mingi see väike mingi kokteilini. Tüüp ütles, meil on väiksed otsas, panen suure. Väike tops. Aga ühesõnaga minutid jooksevad, tunnid kuluvad. Me jääme süüa täis külmkapi ees nälga, siin selline tunne on. Me oleme grillfestil, me ei ole suutnud ikka veel liha müügikohta leida. Õht on juba tühi küll. Enne kui kõik ära söödud saab, siis ma ikkagi ütlen, et me tulime siia Türi pritsumeeste juurde. Põrsas. Mingi veisevärk. Et väga hea on. Et võtsime väikse alkovaba õlle ka, sest muidu tekivad arusaamatused maantee peal pärast politseiga. Kas kõht jäi tühjaks veel? Muidugi. Vaata minu kõhtu, enda kõhtu. Magusaks on alati ruumi. Võta vannkooki endale siis kohe. Ma tahaks mingi magusa joogi või? Mis see viiva? Vedelat suhkrut või? Ühesõnaga otsime praegu Urmasele mingit magusat jooki, alkoholivaba esialgu. Vaatame. Ma ei tea, kas see on normaalne, et värske hapupurgi kilo hinda 8 eurot või? Ma mäletaks, et natuke väiksem oleks hind olnud. Või noh, tunduvalt väiksem, aga
aga võib-olla ma mäletan valesti. Ennem siin arutasime omavahel, et kunagi kui Õllesõmmeris sai käidud, siis seal oli äkki mingi praad, selline šašlõkkvärk maksis 6-7 eurot, eks ju. Siis nüüd maksad, siis tundus, et see on nagu veits kallis, eks ju. Siis nüüd siin ostad 12 eurot prae ja see tavaline. Hinnad on veits muutunud. Kas teie teadsite, et Pärnus elas Puškini vana-vanaisa Hannibal? Mina ei teadnud. Siin on ilusti kirjas. Abram Petrovitš Hannibal. Ühesõnaga on praegu grillfest on tehtud. Kõht on täis. Tšekk. Ja nüüd me ei tea, mis me teeme. Vaatame, mis päev toob. Väike update, nagu näete, siis me oleme riided vahetanud, asukoht on Pärnu grillfestist jõudnud Tallinna lähistele, Tallinna külje all ja mõtlesime, et ilm on ilus ja mis me ikka sinna koju norutama läheme, et aga ühesõnaga õhtu jätkub. Näete, siis oleme sõitmas Viimsist Viimsi poole. Kasutame kohalikku valla transporti. Ühesõnaga, meil vist ei ole sõiduõigust, ootame seda transporti, kus on roheline kaart kehtib. Siin praegu tegelikult sõidame jänest. Nii ei tohi teha, aga mis sa teed? Ma ei tea, kuidas siin osta saab seda piletit. Võtame iga üks kartulid. Et siis ma tegime eelmine niimoodi, et võtsime ühed kartulid kahe peale. Täna võiks võtta 2 kartulid 3 peale. Ühesõnaga me jõudsime Bermudusse, endine Bermuda. Ja nüüd mitte, et me ei oleks just Pärnus söönud šašlõkki. Ei söönud šašlõkki. Me ei söönud šašlõkki. Sõime barbecue sea liha. Kaindab šašlõkk, põrsa küljeliha. Aga nüüd võtame siis klassikalist šašlõkki, mis on tavaliselt hea siin. Hinda peale minek. Ja nii ongi. Pean ära mainima selle, et kuigi täna on laupäeva õhtu ja inimesi ei ole siin väga palju, siis 30+ minutit võttis meil aega, et saada oma esimesed õlled kätte. Õlu on muidugi hea külm, eks ju, aga no 30 minutit, ma ei tea, ütleme restoranide taktika ei peaks olema päris selline, et inimene ootab pool tundi oma õlut. Mart tellis hartšood. See võib olla ka see koriander. Tulid on praegu. Meil on vana hea klassika sealiha šašlõkk. Põhimõtteliselt läks toidu kätte saamiseni aega 50 minutit. Aga noh, vana hea armuudu. Väike vahekokkuvõte jälle, et kanatiivad on Šašlõkk on äkki okei. Šašlõkk on enam-vähem, jah. Šašlõkk on okei, aga kanatiivad on täielik jama. Kuidagi siuksed krõbedad ei ole, vettinud, imelik kaste on peal, no siin natuke näha veel seda. Ühte tiiva jäänus. Siin ka veel natukene. Ma ei tea. Kana mitte tellida, ei soovita tellida ühesõnaga. Siin vähemalt. Või võtame, Urmas muidugi tahab siin juba silm särab, et tahab neid tasuta džinne jooma hakata. Räägi see story ära, miks nad tasuta džinnid täna on? Ei, ma ei räägi seda storyt. Ma räägin ise seda story ära. Ei räägi.
Kuidagi huvitav story. Olime ühe poe ees, tegime ühte asja, tulid ühed inimesed kes siin leksis ja siis nemad olid väljas. Ühesõnaga inimesed tulid poest välja. Nad nägid sellist välja, et Mart ja Urmas omavahel, Mart ütles Urmasele, et ma ostan sul terve õhtu läbi džinn-toonikuid, kui need vennad istuvad uude kabriolett Lexusesse. Need vennad istusid uude kabriolett Lexusesse ja Urmas joob terve tänase õhtu tasuta džinne Mardi kulul. Mõned õlled on juba joodud, mõned šašlõkid on söödud. Urmas ootab oma GT-d. Päike on looja läinud ja nüüd on aeg minna linna peale tegema tegusid. Oleme jõudnud Rotermanni kvartalisse. Tarbisime Tallinna ühistransporti, sõitsime bussiga ja nüüd oleme Rotermannis. See Rotermanni kvartal on päris huvitav koht, nagu väga siuke fotomaailm, teistmoodi, moodne. Aga vaatame siis, kuhu me nüüd jõuame. Täitsa huvitav. Ühesõnaga oleme jõudnud sellisesse kohta nagu Urban Bar. Tegime väiksed GT-d. Õhtu on noor, ma ei tea, mis see kell on. 12. Noh, õhtu on noor alles. Nii on praegu. Järgmist repliiki teeme. Kell on 1 ja tundub, et kohad pannakse vaikselt kinni. Härra siin Pilsneri pudeli ja pläruga. Aga kohad hakkavad vaikselt kinni minema. Me oleme üsna reipad veel. Lähme siis, pole väga kaua käinud vanalinnas. Ma Pilsneri pudeli maha katki. Lähme vaatame vanalinna. Täna lugesin just Delfist artiklit, et vanalinn on nagu selline hüljatud, mahajäetud koht. Lähme nüüd vaatame, mis siis vanalinnas toimub. Selline koht. Ei tea, pole isegi kunagi näinud. Tänaval inimesed soovitasid, et mingi üles väga head kokteilid. This is interesting. Kas see on kindlalt see koht, mis seal oli või? Ei, aga ma mõtlen, et kas see on see, mis seal oli või? Ühesõnaga mingi selline koht, et sa pead vajutama nuppu. Oho. Tervist. Oho. Jaa. Esimest korda. Oh my god. See on väga huvitav koht. Kui ma eksin, siis seda Jesus. See on küll midagi uut praegu. Aga see ole selle kohaga seotud. See ei ole üldse see koht, mida ma mõtlesin, et see on. Aga väga huvitav koht. Mingid salauksed, salanupud. Äge värk. Kui ma ise siin ei oleks, siis ma ei usuks, et selline koht olemas on. See meie kelner nagu filmist välja tüüp, aga sellised inimesed ongi olemas. Ja ta just oli siin ja just rääkis meiega.
see on nagu täiesti uskumatu koht. Te nägite, kuidas siia pääseb. See kõigepealt annab trepikojas kella, siis ootan natukene, siis lastakse mingisse eesruumi, kus tõmmatakse mingit kangi ja läbi raamaturiiuli saad sa nagu võlumaailma Narniasse sisened sellisesse huvitavasse, ma isegi ei oska öelda, on see baar või on ta mingi kabaree või midagi, aga väga huvitav koht on see. Cheers, mate! Ma ei tea, mida ma tellisin, aga ma sain sellise asja. See on midagi teistmoodi. Veis oli hea või? Ma loodan, et sa said selle, et sul kaamera käib. Hea gin tonic. See on mingi munavalgega mingi asi. See on huvitav jook. Olles nüüd maitsnud seda jooki ja tutvunud ingredientidega, siis ei olegi nii hull. Või noh, ma ei olnudki, et see hull on, aga see on ikkagi džinni baasil tehtud asi, et munavalge on siin sees. Veel mingid asjad. Päris omapärane. Aga see koht ise on täiesti midagi teistmoodi, et ei ole mingi nimeta baar või karjakelder, et hoopis teistmoodi. Me nüüd teeme oma tringid siin lõpuni ja siis üritame minna sinna, kuhu me ennem üritasime minna. Aga tundub, et see on suht keeruline jälle, mingi salajased uksed ja värgid ja head mingit salasõna veel ei pea ütlema. Käisin WC-s. See, kuidas ma nüüd seda viisakalt ütlen, see on kõigist kohtadest, ööklubidest, baaridest, puvidest, kus ma käinud olen, on see kõige parem WC, kus ma üldse käinud olen kunagi. See koht väga üllatab, endiselt üllatab positiivselt. Kes selle kuskilt üles leiab, siis võib tulla proovima ja ka tahes soovitan. Hüppasime sisse korra karjakeldrisse. Mina teadsin, et see koht on kinni pandud, aga näete, see koht on täiesti lahti. Peldikust tulevad ka vanad head lõhnad. Et ei tea, see koht on täitsa lahti. Kell on 3:30 hommikul ja meie täna õhtune, täna öine, täna hommikune linnatuur saabki läbi. Ootan taksot praegu ja oli äge. Käisime huvitavates kohtades, nägime huvitavaid asju. Ega siis midagi, takso peale ja koju magama. Järgmise korrani.